Tere päevast! Järjekordne Kokka Eegiga live on alguse saanud. Imeilusalt Noa terrassilt. Ütleme, et täna on siin natuke kargem. Ja täna ma kokkan Silversaaga Ore restoranist. Äkki Silver, sa räägid mõne sõnaga endast ja siis räägid, mis me siin täna tegema üldse hakkame? Tere! Osadest võib-olla äkki nägid videot ka, et me siis täna teeme siin rupskeid. Sellepärast, et me muidu vist ei saa teha, sest et kõik on praegu kinni. Et tore on üle pika jälle grilli taga olla ja üldse mingit sööki teha. Mina võtsin täna siis kaasa vasikamaksa ja siis metskitse südame. Ja sul on? Ütleme, et kui sinul on sellised tumedad road täna, siis minul on pigem sellised heledad road. Et minul on siis veise luuüdi ja lamba punad siis. Et muidugi neid irvammad hakkavad kohe pihta, et lambal ei ole mune, et aga ütleme, jääral ei on ja jäär on ju lammas ja Silver, mis sa arvad, kas oinal on munad või? Ma olen linnamees, ma pakun, et on. Ütleme, et oinas on kohitsetud jäär siis, ehk siis kohitsetud mees lammas siis. Ja temal kunagi on olnud, aga ma kujutan, et päris väikselt võetakse tal nad ära. Munadeta lammas. Munadeta jäär. Jäär, siis pigem õige sõna, jah. Ja mis sa plaanid täna teha oma ütleme, selle tooreinega? Mina siis südamest ma teen varda ja siis selle varda ma siis serveerin, võtsin kaasa marineeritud kukkeseent. Siin on ülivähesed, aga me teemegi ühe portsu jagu praegu. Siis ma panen sinna juurde musta küüslagu sinepit. Siis mul on siuke nagu õunasiirup alla keedetud siis õunamahlast. Ja siis näed, ongi puudu midagi. Ja see läheb porru. Porru ma grillin ära, teen õunasiirupi kokku, lisan kukeseenet, tuleb siis siuke nagu soe panni salat või siuke kuidagi siukses või mõõdus. Sinep läheb lihtsalt kõrvale ja siis südame puhastame ära ja siis lükkame vardesse. Ja mul on siis au teha grilli sellise toreda asja peal. See on üks Pikrineegi lisa jälle, et siin saad neid satai vardaid siis teha. Jah, et saatussoosis mind täna. Mul on täpselt siuke suuremat sorti satai varras ja Pikrineegil on siis siuksed head tikud ka, et jumal tänata ma enda tikud unustasin maha loomulikult, aga see ongi natukene jämedam ja parem, et see vist ei põle nii kiiresti ära ka. Jah, vaata, tal on siin nagu sa näed, siin külje pealt on tal väiksed sellised kaitsed ees, et sul see, mis sealt üle ääresid läheb, et see ei põle ära. Seal saab jah kätt, näed, et see seal võid ju kastet soendada või ma ei tea, mingid kartuleid küpsetada sinna lisaks midagi. Ja teiseks roaks on siis vasikamaks. Vaatame üldse, kas seal on vaja puhastamist või mitte. See varsti selgub. Ja vasikamaksana ma siis teen mul leedrimarjad siin. Et mis iganes külmutatud mari, mis seal on nagu ütleme liiga tugeva mingi happega, et mustust ma päris ei paneks, et see liiga mängeks. Et see leedrimari mustikas midagi tumedatest. Ja siis sellele me teeme siukse kasme juurde, et enne läheb valget veini, lähevad need leedrimarjad, läheb pruunisuhkud ja siis lõpus siis emulgeerime sisse nende võid, et siis jääb siuke ilus väike kaste. Ja maksa siis lihtsalt soola pipra grillime, et ta hästi puhtaks. Ja siis selle peale omakorda siis tuleb, mul on meil kaasas siin opsti sibulat. Punane sibul, mul on ta jääveest läbi tehtud, sibula koriandri salat. Et siukest veits kikki anda ja natukene elu ja eksusse tuua. Ja see andsid mulle ühe ilusa granaatõuna ka, siis ma olen neid seemad peale. Ta on väike salpet ja krõmpsu veel juurde. Ja kasmeks tuleb siis siuke sriracha, mee ja siis sidruni siuke vinegrett. Magus, hapu, vürtsikas, natukene värsket krõmpsu, veits rösti grillist, et sellist maitseprofiili. Ütleme, et sul on kõik sellised nagu põhimaitsed on seal olemas selles oas. Ikka Aasia sellist inspiratsiooni natukene, jah, võtan. Sealt on hea snitti võttes, need tavaliselt toitud tulevad siuksed ikka söödavad ja head. Kuule, aga kõlab väga huvitavalt. Kuidas me teeme nüüd? Kas sina näitad, kuidas seda maksa puhastatakse või on sul mingi muu asi praegu plaanis teha eelnevalt või mina näitan, kuidas neid lamba ehk siis jäära mune nagu puhastatakse? Mis sa arvad? Ma võin alustada maksast. Ma vaatame ära, siis see maksa nagu selge. Et hommikul käisin turult läbi ja siis lihunikul oligi veel üks maks neil järgi ja ma võtsin selle ära. See näeb päris selline tõesti väga noorlooma maks välja, et kas seal üldse neid sooni väga sees ongi? Siin ikka mingid torukesed on siin sees. Need on soovituslik ära võtta. Ja maksa puhul on ka siin peal siuke nahk, ma ei tea, kas see läbi video seda hästi näha on või mitte, aga see ikka kile. See tuleb ära võtta, sest muidu ta hakkab tõmbama seda kuidagi krussi ja kokku küpsetades. Ja pärast hambal ja natuke tunda ka.
et loomulikult tavaliselt on siis kindad, aga no ma olen ikkagi igapäevaselt töötan kokana, ma olen harjunud, et mulle meeldib hakata näpuga lihtsalt hakata järge ajama, et otsid üles koht. Siin näed, siin ongi nüüd kile näha, jah? Ja siis mina olen oma näppudega lihtsalt lähen alt läbi. See on nagu minu tehnika. Võib-olla mõnel kellegi teisele mingi teine tehnika, aga näed, Mina olen vahest hoidnud maksa, siis ütleme pigem siis veisemaksa olen hoidnud piimas, et ta ka tõmbab sellest nagu ütleme mõrket maitset välja või seda ütleme verd või mahkla sealt tõmbab välja ja kes sina oled ka seda tehnikat näinud või ütleme, et sa selle noorlooma maksa puhul vist seda ei ole mõtet vist seda kasutada, eks ju? Jaa, selle puhul kindlasti meile vajadust, pigem vanemad loomad jah, et sa saad seda sellist loomset maitset vähemalt äkki läbi selle. Et jah, aga mina siis näppudega puhastan seda. Ja see on siiamaani mul tavaliselt alati toiminud ja et noaga on väga harva nagu vaja kallale minna. Et lihtsalt tõmbad ära, aga vahest näed, siit hakkab nagu kiskuma seda mingit soont kaasa, et vahest tekid siuksed kohad, siis need kohad saab lihtsalt noaga üle käia. Aga et vähem läheks midagi raisku ja rohkem saaks siis maksa meie nii-öelda tarikule ja kõhtu, siis see näputehnika mulle nagu väga meeldib. Minu näiteks, kui ma kusagil restoranides söömas käin, ütleme kas või mingi lõunasöögi kohtades, et kui seal on maks on nagu menüüs, et siis on suht kindlalt ma ikka tellin seda, et mulle väga näiteks maks meeldib. Ma kunagi olnud võib-olla nagu ütleme nii, rupski fänn üldse. Sest et võt, kui sa ei tunne seda või ei oska sellega ümber käia, siis see nagu pigem pelgad hoiad eemale ja ei hakka tellima ka. Aga mingist hetkest hakkasin neid rohkem asju neid katsetama sellega ja toimetama, siis olen õppinud neid ka nagu hindama ja nagu jumala head, ei saa, see kõik sõltub sellest, ma ei tea, suhtumisest siis inimesest endast, et mis sa arvad, et kas mingi asi on nii-öelda väkk või ei ole, et minu arust on need kõik asjad sööda. Lapsepõlvest, jah? Võib-olla lapsepõlvest ka, jah. Ja võib-olla ka mõnest kehvast kogemusest kuskil kellegi külas midagi taolist, et tehakse valesti natukene. Makse saab ka nagu pekki keerata loomulikult, et kõiki neid rupskid ma arvan täna siin on võimalik halvasti teha või tooreks jätta või mida iganes, et siis ühest halvast elamusest piisab. Aga me üritame siis täna ikkagi näidata, kuidas teha neid õigesti ja hästi ja maitsvat. Ja piikrineegil, eks ju, mis lisab sellist, nagu ütleme, minu silmist lisaväärtus sinna maitsele. No kindlasti ja tead mahlasema tulemusi ka. Et noh, ma vist isegi lõikan selle 2, et ma alguses mõtlesin, et küll grillin nagu visuaali mõttes nagu ühe suure tüki, aga ma lõikan 2 ära, siis ma näen ära, kus need torutavad ise nagu vastu. Et siis ma puhastan selle osa ära ja siis ma ikkagi nagu söömise naudingute mõttes otsin need torustid üles ja lähen nende alt läbi. Ja ma lõikan need ära. Need pisikesed augud, neid ei hakka taga ajama. Ja põhilised suured sooned tasuks välja otsida. Ja nende alt lihtsalt ära lõigata see tükk. Loomulikult, kes on pasteedi inimene, saab seda jääki osaliselt utiliseerida pasteedi tegus. Just. Et läbi hakliamasin, aga me täna teeme ikkagi nagu otse tooret söömiseks või meediumina tahaks mina küpsetada seda, see on minu Vasika maksa pasteet on ikka üks minu lemmikuid. Eriti jõululaual, et siis ma ikka teen. Ja siin on ka. Kuule, aga Silver, sina nokkisin oma maksaga edasi, eks ju? Ja nüüd Lauri Laan on meil järjekordselt kaamera taga, et Lauri äkist pöörab minule natukene kaamerat siis. Et luuhüdi, ütleme selline torukont on ta, sährekont siis või. Et ta on niimoodi nagu, ma ei tea, vaatan, kas see on õige satub mulle siia. Et ta on seal turul, Balti jaama turul siis täitsa müügil niimoodi, et terve toru ja siis palud sellel butcheril seal, kuule, et lõikada mulle pooleks, siis ta küsib ka üldjuhul, et kumba pidi sa tahad, kas pikkupidi või põikipidi. Et mina eelistan nagu niimoodi, et ta on lõigatult ja luuhüdi on nagu selline imepärane asi ka, et ta on nagu hästi maitsekas ja saab kiiresti grilli peal valmis ka ja ta ei nõua mingit tohutut tähelepanu. Et kerge sool pipar peale ja pärast siin teeme väikse sellise õuna, kappari ja peterselli sellise salatikese siia kõrvale ja saab juba tarbima hakata. Ütleme, et selle talle või lamba siis jäära munadega, sellega on natukene vaja vaeva näha. Et siin on mul, näitan teile lihtsalt kohe siin ära, et siin on üks puhastatud ja siin on puhastamata. Et ütleme, et see puhastamata, et siin on see nahk on tal päris selline tugev siin ümber, et selle peab kindlasti eemaldama. Ja siis, kui ta nahk on siit ümbert ära võetud, siis ta jääb selline nagu, ütleme, harknäärme või aju tekstuuriga, et nüüd selline hästi hea ja pehme ja mulle täitsa meeldivad nad. Ütleme, et selline pigem on harjutud sööma nagu härjamune siis
Hispaanias on seal täitsa regioonid, kus need härjakastusregioonid on, seal on see täitsa rahvustoit on need härjamunad nagu, et lammas, ma arvan, see lambamunad, need tulevad kusagilt sealt pigem Kaukaasia maalt on sellised traditsioonilised söögid, ma pakun. Aga mis siin ikka, teeme sellise sälgu sisse. Noh, kuna ma täna lõikan selle munaandi nagu nii pooleks, et siis pole väga vahet, kui pika selle sälgu ma teen, et ma näitan, kui lihtne seda tegelikult puhastada on. Et siin ongi, lõikad selle sälgu läbi siit ja hopstik ja juba ta hakkabki siit, ütleme jah, kinnastega on päris keeruline. Ta on kinde käest ära, ta libiseb ära siit. Et ja siis ta peaks kohe nüüd siit jooksma hakkama. Ja näed, tulebki. Siit võivad mõned sooned võivad teda segada, aga muidu peaksid suht lihtsalt ära tulema. Ja ütleme, et jah, et seda tee, mis siin see kestel ümber on, et seda tee süüa ei taha, et see on jah. Pole võimalik läbi närida inimesel, selle võib jah püsti koerale anda. Aga selline kreemise tekstuuriga isegi, ma ütleks selle kohta. Aga kui vajutad, siis ta on ikkagi natukene sitkust nagu on sees. Jah, aga mitte, ütleme, kui seda ära küpsetad, siis ta jääb selline mõnus pehme. Ja mina lõikan ta täna siit pikkupidi pooleks veel korra. Ja siis ma paneerin ta ära ka võiks sellise krõmpsu teeme ka talle siia juurde, ütleme, et munast ja pankost läbi ja siis praeme pannil, mille ma olen juba siia eelsoojenema vannud Minimaxi peale. Ja selle luuüdiga ma ongi, mina võingi need, kuna see luuüdi tahab natuke kauem seal olla, et siis ma panengi siia juba soola pipra peale ära ja pärast tõmban ta veel sellise peterselli ja küüslauguga üle, kui me hakkame teda sööma. Ja siis mul on siin mõned saiakesed ka küpsetatud, et vaatame. Täna kasutame äkist neid siin, kui maksale lisandiks või luuüdile või munadele. Nii, Silver, tahad sa edasi rääkida? Ma võin oma südamest rääkida. Nüüd sa võid südamelt kõik ära rääkida, mis sa tahad. Mitte enda aga metskitsemast. Ütleme, et kokkadel on praegu päris palju südamelt rääkida, arvestades seda olukorda maailmas. Et siin on mulle metskitse südame suht pisikene. Sain selle Sandrilt, Sander, aitäh sulle. Et see ei ole nüüd lastud, aga ta on sügavkülmas olnud ja mõtlesin sügavast välja, et seal selle südame kvaliteediga küll nagu midagi juhtu. Mina sain see aasta esimest korda metskitse südant ja ma pean ütlema, et see on niisugune. Ja kui sa oled juba 10+ aastat vaata köögis olnud, siis nagu neid maitse elamuse hetki jääb aina vähemaks. Vaata, raske leida, jah, aga sina leidsid siit selle. Aga siit ma leidsin, et esimest korda meil juhtuski niimoodi, et meil metskits oli muidu vaata menüüs ka olemas, aga varded said otsa. Ja siis meil oli sügavus, aga inimesi oli veel tulemas, mõtlesin, mis me nüüd nagu teeme. Mõtlesime, davai, proovime südamest ruttu siis teha. Ja tegime ära, proovisime ruttu läbi see, ennem kui nagu külalisele serveerime. Ja siis oli, ta maitses nagu, Morello kirsid. Kergelt kirsi alatoon, ülipuhas, mitte mingit sellist verist maitset või sellist raudav, tugevat, mitte midagi hästi kuidagi magus, et ma oli kohe, et tükk aega siit tuleb hitt. Ja nagu läks lauda ka, 4 tükki läks too õhtu ja kõik ütlesid nagu ebareaalne. Ja poleks osanud arvatagi. Aga südame puhul suht lihtne, ma võtan ühe selle rasva, sest et kuna me grillime, siis see rasv ei sula vaata hästi ära, see toores rasv all ei ole minu nagu tassteed. Ja et siis see siit väljast võtan ära. Need suht paksut on kohatelt. Et see mulle ei istu üldse. Et selle me tavaliselt koorin ära ka nagu veise südame puhul võtan ära, et kui me pikemalt hautame, siis loomulikult võib jääda. Ja siis siin sees on sellised nagu, südang on koos varem, niisugune koda, niisugused, ma ei oska öelda, niisugused niidid või sooned, aga näed, isegi nugada ei taha väga hästi läbi minna. Võib-olla isegi mingi konditükki jäänud siis kõõlus. Et need tuleb välja võtta. Et siis see kõige lihtsam selleks on lihtsalt minna neid naturaalseid jooni, siit tekitan ühe tüki, ühe koja siis. Ja siit poolt ühe koja. See on niisugust 3 juppi kätte, erineva paksusega. Ja see vardas küpsetamise tehnika, miks mulle nagu meeldib, on see, et kui ma metskitse panime menüüs, siis ka kõik alati loomulikult jahifileed ja välisfileed ja nii edasi. Nagu palju sa saad see kitset? Tohutult peale kui kitsi pead läbi tegema. Ja siis me võtsime jalad ka ette kõik ja kogu looma võtsime ette. Ninast sabane, jah? Jah, ninast sabane lõiksime tükkideks ja siis mõtlesime, kuidas me saame küpsetada, et üks küpseb nii, teine küpseb, et hästi palju mauramist. Ja siis kuidagi arutelu käigus siis tekikski mõte, et aga lükkaks vardasse. Lihtsam, et tekitab ühtse kuju,
hoiab ühtset soojust igalt poolt, jääb ühtset roosa seest ja nii edasi. Ja see lahendus nagu toimus nagu väga geniaalselt, et soovitan kas või nagu lihapuu kasutada, kui on nagu mingid steigitükid, vaata vahest on mõni õhuka mingi, mis on flank steigid asjad. Neid saab samamoodi ikka kubikuteks ja vardesse ja jumala hästi toimub. Ja no näed, nüüd ma võtsin ära ja tal ei olegi väga rohkem siin midagi nagu kuskil. Et see välimine kiht ka samamoodi nagu maksal oli siuke õrn nahk peal, siis südamel on ka seda. Et lihtsalt käia noaga hästi õhukselt üle välimised kohad siin, võtta maha. Et see samamoodi see nahk kohe, kui ta saab kuuma, tõmbab kokku, pigistab mahlad välja ja siis see lõpptulemus ei jää nii nauditav. Nii, aga Silver seal toimetab edasi südamega, et Lauri korra vaata nüüd siia. Et mina siis suulasin ja natuke pipart ka panin siia. Et see ongi hea tegelikult, et kui sa teed selliseid üldse lihasid, et sa võid selle soolapipri isegi nõksa ennem peale juba panna, tõmbab maitseid sisse rohkem. Aga kuna meil siin täna aega ei ole, et siis meie teeme kohe niimoodi otse. Et korra siit muna seest läbi ja siis paneme siit panko või riivsaia või jahu seest või leiva seest minugi poolest, et noh, et ütleme, et mida kapis on? Jah, mida sul täpselt võtta on, jah. Kaeraelbeid isegi kasutavad osad, et täpselt täna kuidagi olen mina otsustanud panko kasuks, aga jah, kasutage jah. Vaadake, mis teil kapis on just täpselt ja nii ongi. Et jah, kui mina teen, ütleme sellist eledast toorainest täna süüa, et kui siin joogist juurde rääkida, et mina teen eledast toorainest täna, et siis siia mingi valge vein läheks nagu ime hästi, aga Silveri, ütleme, teeb sellist tumedast toorainest söögi, et siis sinna mingi selline punavein sobis kindlasti parem kui valge vein, paremini. Ja Silveri, kuule räägi, kuidas sul, nüüd kindlasti on, aga kuidas sul muidu vaba ajaga lood olid, kui restoranid toimisid, kas sul on mingid, on sul mingid huvisid, millega sa tegelesid ka väljaspoole tööd või võttis töö sinu enamus aja ära? Ikka töö võtab enamus aja ära, et see aasta on vaata päris keeruline. Tegelikult ma olen pehmelt öeldes süke fanatt ka, eks ju. Et siis, kui nagu on aega, siis üritas aega ära kasutada siis nagu enese täiendamise jaoks, lugeda midagi uut, proovida midagi uut, leida midagi uut, planeerida järgmist asja, et see on süke nagu lõputu töö, et kogu aeg ju hooajad muutuvad ja nendega peab kaasas käima, iga hooaeg ei taha ennast ju korrata ka. Absoluutselt, jah. Tahad ju töötajad ka motiveerida, et proovime midagi uut ja teeme teistmoodi. Minu mõnest, Silver, sina oled üks sellise, ütleme, noore põlvkonna huvitavama käekirjaga kokkasid, ma ei tea, kas sa loed ennast nooreks põlvkonnaks veel või juba hakkab sinust nooremaid juba peale tulema, keda sa ise hindad väga ja kelle toitu sa naudid. Näiteks, kui mina olen sinu juures söömas käinud, ma olen ikka väga rahule jäänud. Rõõm kuulda. Sa oled töötanud veel mitmes teises restoranis ka? Jah, ega enne Moret, enne kui teid oma restorani siin avada, siis oli vaja ikka tööd teha ja vaeva näha, et olin fabrikus ennem seda kalamajas. See kestis 1,5 aastat ja siis ennem seda olin Saldis. Kadrios, ma mäletan 2012, 13, midagi 3 aastat. Ja ennem seda veel siis Savoy hotellis, jah, 2010 Savoy avamine. Ja siis kogu teekond sai ju valguse sealt, pärast kooli mõtlen. Ennem kooli ma puutusin ka kokkuvanduse kokku, aga pärast kooli ma läksin Swiss hotelli ja olin Taigo Lepiku käe all. Taigo seal ajas mind igale poole võimalik ja ma olen talle tänulik selle eest, et see on alati äge, kui sind noores peas kusagil igale poole. Võib-olla sa tahaks hommikul kauem magada, aga kui sind ikka suunatakse, mine käi seal ja hommikusöögis olin ja ööbufees olin ja et tagantjärgi on siis kasus, see on nagu hotellis selles mõttes, et on hea töötajad, et sa näed seda kogu amploaad ära, mis toimub, see on alakaart ja pagarid ja see oma pere tegemine mingi 600 ja päris pull. Ja nüüd Lauri ilusasti ilmüki siin juba, et siit on näha juba, et luuüdi, ütleme, et see üdi ongi siit, ta läheb valgeks, et see juba tähendab, et see osa on siit, võib juba lusikaga võtma hakata, aga natuke liiga vara ikka. Et jah, et tahab ikka veel olla, aga selle lamba pann on mul juba ilusasti soe ja siia ma panen need lihakesed, paneeritud lihakesed praadima praegus. Ega ta väga kaua ei taha, et see panko on ka selline asi, et läheb nagu sai ikka, et läheb kiiresti kõrbema, et siin peab jälgima seda nüüd pingsalt. Juba võtab väikse värvi juurde, nii et väga äge.
las ta natuke olla. Panen korra kaane pealt kinni, et siis tal see liha temperatuur seest hakkab ka tõusma ja ta on selline mõnus pärast meil küps. Ma läksin nüüd selle esimese südame nagu vardesse, aga ma ise veel tegin ühe väikse sükse kokanõksu, et ma puhastin veel osa ära ja ma panin selle sool ette. Nii, et seda nii. Välja südamest ja lihtsalt siis nagu ainete vahetus, ütleme nii, et siis kui sool vesi on ümber, siis sool liigub sisse poole ja kui verd pole väljas pole üldse, siis veri liigub välja. Et süke omakorda üks vahetus kerge. Luudiga on samamoodi tegelikult, et seda võib ka sellises soolvees hoida. Eelmine päev panna, et samamoodi need vered, mahlad tulevad välja, seda halvad mahlad ja tõmbab seda soola sisse ilusasti. Ja eriti just metskitse puhul me kasutasime seda tehnikat ka nagu fileede puhul ja kõige puhul, et siis kuna ma annan talle nagu nii kanget kuuma nagu ümber, et siis et see lõpptulemuseks kindlasti mahlane, et piikrinig ise loomulikult aitab hoida ka mahlasust hästi, aga lihtsalt see soolvee tehnika jätab siukse mõnusa mahlase tulemuse tavaliselt, et see on siuke hea nõks, mida kasutada. Et mul oli 4% soolvee lahus ja panen seda siis tavaliselt alati pool tooraine kogusest. Et see lõppsoolsus jääks siis sinna 2% ligi. Et kui sul ongi siis nagu 500 grammi on toorainet, siis paned 250 millilitrit 4% soolvett siis. Väga. Siis ei lähe nagu üle, et siis ta võib seista siin, ta võib mul homseni ka olla, et ta ei ole homme soolane. Ei juhtu midagi. Isegi kalaga me oleme teinud suvel niimoodi näiteks, et kala säiliks natuke kauem ka korra. Keriks see sool vette ja tõmbab soola sisse ja... No mulle meeldib, et üks asi soolvee puhul on see säilivus aspekt ja teine on ju tegelikult see, et see ei pea pärast otseselt nagu maitsestama, et sul on iga kord ühtlane toode. Teine kord on ikkagi see ka, et kui sa paned selle otse soola peale ja viskad grillile, et siis ta kukub sealt lihtsalt sul grilli peale ja grilli sisse ja sul pärast pead ikka soola juurde panema. Minule näiteks ei meeldi selline, ütleme, toores sool, et mulle tuuakse toit nagu hakkan sööma seda toitu, just tunnen, et on mage. Ma üldjuhul ma ei armasta seda ise veskis soola juurde panna. Okei, mingid toored asjad, siis veel mingi põhvile või sinna võid panna. Mingid asjadega toimub. Jaa, mingid asjadega, ütleme sellest, mis on juba koorik mingi peale, et sinna nagu mulle ei meeldi soola juurde lisada. Ei, ikka sool peab ikka enne peale minna, vaata nagu ahju köögiviljad ka, et kui sa nagu rostid niisama porgand ahjus ära ja soola ei pane, pärast see ei ole sama. See, mis on, kui võrrelda sellega, mis oli ennem nagu juba. Nii on, täiesti nõus. Et jah, soola peab õigel ajal ja õiges koguses, siis asi hea. Aga nüüd ongi kaks erinevat mul siin ja mis me tavaliselt restoranis veel teeme, on siis see, kui meil käib soolvees ära, siis et me paneme resti peale need. Et kui sa teed eelmine päev vardad nagu valmis rupskitest ja sa oled seda soolveetehnika kasutanud, siis lihtsalt pane resti peale ja ära katta kilega. Lase ta kuivada. Et siis see väike kuivumine, liigne niiskus pinna pealt kaob ära, seest teeb ikka mahla see toorane kuivu seal ära seal 1 ega 2 päevaga ja siis ta annab see tea kooriku ja kiiremini värvi peale. Et see nagu aitab kaasa. Praed ka teda, et siis tuleb see ilusam koorik peale. Et võid ka steigi puhul me teeme täpselt samamoodi, et me paneme resti peale ja jätame katmata nagu päev 2 ja siis ta säilib ka pärast nagu paremini. Ja alati lihadega ka, et kui sul on see kaetud kilega, et sa võid need alati kõik seal lihad selle tupsutadagi selle salfakagi üle kasvõi, et sul siis tuleb ilusam koorik kindlasti. Ma panen siis praegu siia soola peale ühele siis see, mis me praegu värskelt tegime, kuna see ei ole mul soolvees käinud. Ja saame võrdlusmomendi pärast, kui meie proovime. Teie proovige siis kodus järgi, et kas on mingi võrdlus, kas on mingi vahe sees, et siis saate meile võib-olla kirjutada sinna, kumba te ise eelistasite. Ja minu meelest pipaku pannakse ka selliste rupskitele hästi, mulle meeldib nagu jäme. Sa ei tohi seda peen pipat. Sorry, see peenike pipar ei näe, see tolmu, unustage ära. Mina seda tolmu ei paneks kusagil ausalt. Päriselt ka nagu ei tohi. Et see peab ikka tekstuuri olema, siukest hambal saad, siukest vürtsi, et siukeste tumedate toonetega see must pipar mängib üli hästi nagu. No nii. Nii. Natuke tahab veel siit poolt. Ja ma ei tea, siia võib isegi, kes tahab parmesani juustugi natukene see paneeringusse panna, aga kasutusvõimalusi on palju, mida siia ümber sättida. Ja enne kui mina panen grillile alati, ma teen väikse õlimassaaži. See on sisse jäänud, ma ei tea miks. Et eks ta hea on, kui sa grillile pannad ka, et siis ta ei hakka niimoodi külge sinna vast. Mis temperatuuril sa soovitad seda hoida? Mul on 250, ma teen tavaliselt 250 sellised. Et see on selline ideaaltemperatuur. Sa saad ilusa värvi anda ja saad pärast lasta puhata ja toonane hea seest. Et siin on kohe see sisisemise ajal oli juures ja tähendab, et me oleme õige kraadi juures ja sööjad on ilusasti valmis. Nii. Ma pistan nagu kinni. Laseme tõmmata. Ja siis järgmisena panen maksa ka vaikselt peale. Nii. Võib-olla ma räägin siin siis natukene. Silver nagu rääkis ära, et millega tema planeerib serveerida oma toitusid, et me teeme ikka siia, serveerime siia kandiku peale koos, aga mina veel küpsetasin eile
mingid saiad ja kuklid siin, et vaatame jooksvalt, ma ei ole kindel, vaatame. Võib-olla selle maksa paneme äkki siia saia peale või luuudi paneme siia suure, see on, mis need siin täpikesed peal, see on kapparid, et kappar annab sellise mõnusa soolakuse kohe toitudele ka üldjuhul ja siia, kui ta siin saia peal üleval on, siis ta jääb sellise väike krõmpsum ka. Ja siis siin on väiksed kuklid, siia kukli vahele paneme sibulamoosi, mul on siin keediseks keedetud tšilli majoneesi ja siis kõrvetame veel siia selle lambamunad peale veel seda soolapekki ka ja sinna teeme mõnusa sellise kappari, peterselli ja sibula küüsloogu sellise väikse salati ka kõrvale. Et ja need kuklid laseme ka grilli pealt läbi. Ma vaatan, kuidas nad siin mul küpsend on, kas nad on ilusasti läbi küpsend. Nii, aga ajad. Silver, kas sa oma restoranis on teil enda pagar ka või te kokad küpsetavad, saiad leivad teile? Ja kõik kokad, kes tulevad, need ongi pagarid. Kõik peavad saama selle koolituse, selle nagu nii-öelda know-how, kuidas saia teha. Oma pagari luksust ei ole veel olnud, jah. Aga siiamaani kõik väga rahul on sellega, sest ega me väga kokkadena muidu ei õpi seda saia kohta vaata mitte. Jaa, muidugi, jah. Et see tundub hoopis mingi teistsugune loom olevat. See on ikkagi nagu pagari eriala. Ütleme, et on koka eriala, on kondiitri eriala, on pagari eriala, siis on meil mingi spetsialiseerumised, kes sushile ja kes millegi vaata. Et seal on ka neid erinevaid variante on nii palju. Minu põhimõte on lihtsalt see, et kui me nagu oleme kokad, me kutsume ennast kokkadeks, et siis nagu sa peaksid oskama nagu päris laia ampluaad, sa peaksid oskama toiduga ümber käia. Nii on. Sellest ei piisa tegelikult, et sa oskad ainult liha grillida. Steiki praadida. Kastet ei oska teha ja salatit ei oska teha, et mis kasu sellest on, et tuleb minna nagu eri siis distsipliinides harjutada, katsetada, proovida ja siis uurida, selle ala professionaalidelt võib rääkidagi nagu. Et see ongi ju vaata, et sa võtad endale, kui sa oled noor oled, et siis sa oled rohkem õppimisvõimeline ka. Võimelisem, et võtadki üks aasta oled, ütleme, eelroogade peal, üks aasta magustoidud, teine aasta praed, 4. aasta siis pagar, kondiiter, mida iganes sellist on. Ja tänapäeval selle sotsiaalmeedia kõige asjaga on ju see ka, et sa saad ju inimestele kirjutada, isegi inimesi, keda sa ei tunne, küsida abi, küsida kuule, et ma näen, et sa teed mingeid ägedaid asju, et kuule, räägi mulle, et ma siin alles alustasin, et tahaks ka teha. Ja inimesed üldjuhul ikkagi jagavad tänapäeval päris hea meelega. Nii on, jah. Et ma olen nii mõnegi hea tutvuse leidnud läbi selle tee, et lihtsalt tee suu lahti ja küsi või kirjuta vähemalt. Kas sa ütle, kas sa noortele kokkadele soovitad välismaale ka stažeerima minna või on juba meil Eestis nii kõvasid šefisid, kes tead ei jää häbisse välismaa Michelini restoranide? Meil on need Eestis kindlasti. Ma ütlesin, meil on väga hea restorani turg minu meelest, et see valik ja see tase on nagu muljetavaldav, et või mitte, et välismaal tärnikatest parem. Minu meelest mitu nagu Michelini tärni kohta, kus ma olen käinud isegi nagu alla. Kõige nagu mõnusamale bistroo kohale, mis meil on nagu. Et vahest nagu pannakse nagu liiga palju üle. Aga välismaal tasub käia, sest sa õpid väga palju enda kohta. Ja. Sa paned ennast proovile. Nagu täiesti teistmoodi. Stress on, jah. See on see võtmesõna seal, jah. Ma läksin siin Inglismaale, mul oli vist 1000 krooni oli. Mõtlesin, mul on nagu raha küll, jumala palju. Et lähen Londonisse. Ütle korra uuesti, kas see oli krooni või oli see naela? See oli krooni. Krooni, mitte naela. Ja siis ma vahetasin need kroonid ümber naeladeks on ja siis ma sain mingi 90 naela midagi aastast. Mingi siuke haige summa oli. Ja siis läksin lennujaamast, sõitsin siis esimese taksos, mitte lennujaamast läksin rongiga, aga siis kui ma ütlesin nagu Londoni linna ja siis pidin hotelli minema, siis see esimene sõit läks juba 25 naela taksoga. Kolmandik oli läinud juba. Ja siis ma olin paanikas, mõtlesin, mis saama hakkab nagu päriselt ka. Ja mis siis sai, ikka, ema, tere ema, kas sa kannaksid mulle natuke raha? Veits hädas omadega. Ja ma olin nii šokis, ma istusin 2 päeva toas. Ma julgen välja minna, siis ma mõtlesin, et raha kulub. Nagu siit näha on, et see luujüdi on juba valmis. Pärast me saame teda veel, kui siis võtadki ta siit ära, grillt saad veel soendada korra, kui teine veel ei ole päris valmis sul saanud. Ma ei juhtudega midagi. Ma siin annan kuuma. Teeme kapid lahti. Kas meil on küsimusi ka? Tauno on meil täna arvuti taga, et kas tal on meile mõni küsimus või?
tegelikult küsimusi ei ole, et lihtsalt häda on selles, et meil on leviga täna väga nirusti. Nii. Kas meid on ikka kuulda, ma loodan? Ja, et ma õnneks teile seda paanikat ei tekitanud, et te teete rahulikult seal süüa, et küll pärast järelvaatamisest saab vaadata, aga... Muidu on tumm film ainult. Just, et aga marudalt levi hakib, et kuigi meil on siin seadmeid uuendatud isegi, et me peaks nagu paremaks minema, aga näed, üle tehnika me ei saa siin praegu. Aga selge. Tee rahulikult. Aga Tauno, sul oli meile täna mingi uudis rääkida. Jaa, et selles mõttes ma tahtsin võib-olla üle korrata, et 2021 aasta Flavor Fair suvel tahab toimuda. Et me nüüd 2020 jätsime selle nagu vahele, eks ole, et seoses siin erinevate põhjustega, aga 2021 tahame teha, nii et selles mõttes on see asi meil päevakorras ja need samad mehed, kes siin täna ka toimetavad ja küpsetavad, siis on seal valmis. Et neid saab seal kohe oma silmaga näha ja katsuda põhimõtteliselt, et ei pea kaamera, kui ekraanilt ei pea neid vaatama. Jah, et kes nüüd on nagu uued kuulajad, vaatajad, et kes ei tea, mis Flavor on, siis võite seda googeldada, Speakerin Egg Flavor Fair Eesti, näete mõnda videot, võite meie sealt Facebooki kanalist vaadata ja tegelikult on ka need eelinfo on seal üleval piletilevis, et need piletid on juba müügis, nii et võite julgelt asuda uurima asja. Selle puhul ma mõtlen, siin on hea see lisa, et sa saadki selle külje peale tõsta. See on päris hea, et korraks nagu puhka järgi mulle, et mul oli natukene liiga madal see kraad. Et 40, mina võtsin välja 43 juures ja ma peaks olema selle ideaalkraadi juures. Ja Metskitse lisa ei tasu nagu üle lasta väga, 43,2. Siis ta puhkab siin umbes 48 juurde. Eks ta küpseb edasi alati, jah? Ja ta eriti Metskitse liha läheb hästi kiiresti edasi, sellepärast, et ta löö rasva sees. Just. Need rasvasemad tükid, nemad siis nagu puiklevad vastu ja see ei taha tõusta. Et seda siis silmas pidada, et mida taisem on tükk, siis seda rohkem ja seda kiirimida ja pärast järgi küpseb. Nii. Ma võiks mahutada ka need siia juba. Pane jah, need siia. Me pärast sätime seda välimust meil vaatame, kuidas see, ma võtan nüüd selle pannised maha endale, et hakkavad ka asjad valmis saama. Et nagu te näete, siis tegelikult see luuüdi, lammas, südamaks, et need ju valmivad ju kõik mega kiiresti. Väga kiirelt, jah. Et sul on võib-olla natukene võõras tooraine enda lihtsalt, et inimesed ei ole vaata kasutanud neid väga, aga julgustame kõiki kasutama, et see avab teie neid maitse nüansse annab nii palju juurde, et proovige kindlasti. Nii. Maks annab ka vaikselt märku. Eks sa maksa ka ju jätad natukene seest roosaka ikka, eks pigem on ju. Ja ma siis tahtsin öelda, et rupskit ei olegi seda rasva ju nii palju. Ei ole, jah. Nii kiiret lähebki. Nii, ma saan siin panni vaikselt kuumaks, ma teen siin kiiret panni kasme ka varsti. Selle leedrimale kasvamees, ma ennem rääkisin, aga just. See peab soovi saama. Endale väikse salati veel siia. Et see, ma esimest korda nägin ka, et Speakerin Eggil on see termostaat. Täitsa täpne ja kiire. On jah. Üli kiire ja üli täpne. Nii, maksaga me oleme 56 juures, idekas. Ja teine meil 52 praegu. Suurem tükk tahab rohkem saada. Üks on igatahes valmis. Mul on termostaadi kontrollida. Ma tean küll, et vanakooli teema on see, et katsud näpuga kogu aeg. Milleks? Milleks sorkida oma näpuga mustaks, et võtta see termostaat lükka sisse 3 sekundit ja sul on see asi nagu käes. Ma olen pigem seda meelt. Nii, mina teen väikse grillsalati siis siia. Natukene sipuloid, kapareid, peterselli ja soolapekki. Ütleb, et kui ongi vähe rasvased toidud, et siis see soolapekk tuleb ise lisada ja mul on ka ju saab seda maitset juurde kohe kindlasti. Kasmesse läheb mul ikka üksjagu võid. Et see aitab siis siduda ja annab selle maksale nagu keha natuke rohkem. Nii, ilusust see võtta eesse tagasi. Nii, tõstan teie maksa. Tõstan korra selle salatisse alla peale. Nii. Natuke suhkurt sisse. Lähen leedrimarjad sisse, tõb esimese kapstik. Kuuma maa.
leedrimari, suhkur. Mis siin toimub? Vaata kuhked saab korraliku temperatuuri ka kohe üles sealt. No kui see võiks kangemat alkoholi panna, siis viskab päris hea leegi ka. Aga piikrineegiga seda hullu ei ole, et see põlema läheb, et paned luugid ilusasti kinni ja on kõik hästi sul. Nii, lasen maksal nüüd puhata siin ristmed peale. Et see kasme puhul on ka siis lihtsalt, nagu ma rääkisin, valge vein, suhkur on ja valge vein annab siis seda happenooti, kui ta nagu alla keeb. Leed ja marjad ja mustikad, et lihtsalt sükest ilusat värvi anda. Ja siis või, see ümardab selle tulemuse ära. Kes tahab, loomulikult balsamikot võib sisse panna, see annab sükse kiirema tulemuse. Meil vist on siin isegi natukene balsamikot, nii et seda võiks see sotsu panna, kui meil vajadus tekib. Ja, seda rusika ka. Tahaks öelda, et mina lõikan Diastile pekki, aga ei, ma lõikan Silverile ja Allarile pekki siin. Aus. Mul on vaja pekki süüa vist. Winteris ka minun, mina võiks vahele jätta. Nii. Siit võiks see nupsu võid. See on see prantslaste väike nups, jah? Mitte eestlaste väike. Kunagi. Kunagi ei ole liiga palju võid. Panad luugi kinni. See tuli kontrolli alt ära läheks. Siis on see sisse. Hea marjana, et nagu see ennem rääksid, tumedam punasem vein, siis süksed marjasemad asjad lähevad väga hästi nende maksad ja asjad nõus kokku ka. Mina korra, ütleme, grilli peale oleks seda pekki riskantne panna, võib-olla panni pealt korra läbi sealt. Aga mina lasen sellise torchiga ta üle ja siis tal on ka maitsed tulevad esile rohkem kuumana ikka ja selline väike kõrbepind tuleb juurde ja ma arvan, et ta siin meile võileiva vahele kusagile soolapekk sobib hästi. Vanad head asjad, mis on ära unustatud, aga tulevad jälle au sisse. Tega ju vanasti külmkappe ei olnud kellelegi, et siis oli vaja kõik asjad kas soolata, hapendada või marineerida ja suitsutada ja kuivatada. Et kas sina, Silver, kasutad neid oma restorani igapäeva nagu köögi toidu valmistamisel selliseid tehnikaid? Suitsetamist otseselt mitte nii palju marineerimist, hapendamist, kuivatamist ja neid asju küll, ja need on nagu igapäevaselt ikkagi sees olemas. Okay. Et sa saad ju läbi sellega nagu säilimise efekt on loomulikult ka, aga sa saad ise uusi maitseid ja uusi selliseid tekstuure ja nüansse nagu oma toitudesse. Ja just eriti tore on siis neid asju nagu säilitada kõrghooajal, siis suvel, kevadel. No nii. Et siis talve menüüs on vaata, millega lisada sükest särtsu või mingit lisafunki, mida muidu siis lihtsalt tellida nagu ei saaks. Arusaadav. Mul on siis siin kaste sellele maksasalatile, siis korraks tšekin seda ka. Kõik on chill. Sriracha, tšillipasta, siis mesi ja siis sidrunimahl. Siis sellest lihtsalt teen sükse kerge põhja, segan need asjad kokku. No Silver maitse korra seda väikest kõrbend pekki nii kaua ta kuum meil on veel. Suus sulab. On eks ju? Aus. Ja siis selle kasme sisse natukene läheb ka siis õli. Ma veits veini juurde. Muidu ma räägin, et siis järgmine pilt on see, et teeme lahti on kõik kõrbend. See oleks efektne. Et siis see annab meile nagu baasi, et kasvete puhul mitte siis või vinegreid kasvete puhul mitte lisada ennem õli. Et alati vesised komponendid ennem. Ja siis lihtsalt liigutame, eristame sisse seda. Mul on siin täna oliivõli. Oliivõli väike noot läheb ka väga hästi, selle maksa kannab see Vahemere maitse. Aga see sriracha teeb suurt oma tööd. Ja siis saad ispeldada. Ja alguses väiksema kogusega ja kui maitse tahad suuremaks, siis hakata julgemalt lisama. Aga ma väga palju ei tahagi, väga õliseks ei taha seda teha, sest kasvus on ka juba võid. Lihtsalt sükete seoks. Et see õli, mis teeb, siis annab ümardab maitseid ja lihtsalt siis annab sellist keha sellele kasvele, et ta jääb viskoossem. Ja viskoossem siis tähendab seda, et ta püsib paremini siis meie toote peal, siis selle sibulate peal. Nii. Kõike, mis sa teed, tuleb ka maitsta. Absoluutselt. Happe on, sool on, vürts on. Väga timm sellega. Nii, kast olemas. Maitsime seda pannikastet ka. Kas sa ise, ütleme niimoodi, selle kohta öelda, et kas sa võtad ise tööd koju ka kaasa, et kas sa teed kodus ise ka süüa või on sul seal
keegi targem toimetamas. Ikka mina otseselt tööd koju kaasa ikkagi ei võta, et ma olen nii kärstunud ja nii sassis omadega tavaliselt, kui ma sinna koju jõuan. Mind ootab üks hirus ports toitu, ma üles endale soendan ja siis ära söön ja siis lähen tuttu. Selge. Et niimoodi on. Ja vabal päeval ütleme nii, et ma ei tea, ei ole sellist isu. Kord, kui mu isu tekib reaalselt süüa veel teha, on siis, kui on puhkus võib-olla. Mul on natuke puhanud sellest rütmist välja, sellest karjuvast rütmist vaata. Ja siis ma nagu toimetan. Siis teed hea meelega. Siis teen hea meelega korraks midagi. Et siis on jälle nagu tore olla, siis hakkad nagu igatsema. Aga üsna vaimselt intensiivne on see, muidu see töö. Kokatöö, eks ju. Kokatöö, jah. Vaata, mõtlesid, et siis on halb nagu, et kui sul on iga päev on hästi kiire, aga vaata nüüd, kui ei ole üldse kiire, et see minu mõttes on kordades hullem. Jaa, täpselt. Kogu aeg ootad seda, millal saaks puhkust, on ju. Ja siis järsku vaatad, et kurat, nüüd tahaks tööd teha hoopis. Kaste on valmis ja näete, toobki siuke nagu moosine, siidine ja seda siidisust siis annab ja seda läiget on või panen selle siia juurde. Mina teen, kole sõna võib-olla, mitte kole, aga võib-olla ei ole päris õige sõna, et mina teen sellist hamburgerit siis sellest lamba jääramunadest siis. Et panen siia, natukene panin rohelist õli, panen siia sibulamoosi, mis on punase veiniga maha keedetud ja natukene on siin sellist viigimarja moosi siis juurde pandud, mis annab sellist magusust ja vein annab sellist hapet ja soolapipart väheke ja mõned ürdid ka. Ja siis ma panengi siia vahele, panengi seda, mis ma siin enne marineerisin. Uskuge mind, see on jube hea salat, see petersel, sibul ja kapparid, väga maitsev. Et ma paningi siia seda kapparite nagu äädikat siia peterselli ja sibula peale. Ja siis siia nüüd otsa ma panengi need lambatükikesed seapekiga. Ja siia pealmise kukli peale ma panen siis sellist chili majoneesi. Et sellist väikest kikki ka juurde, ma arvan. Kokkadel vist on ikka, et see maitse peab ikka tugev olema, selline kas see sool või äädikas või sellist vürtsi ikka. Oled sa nõus, Silver? Ja ma küll, jah. Eriti minu see vürtsid kuidagi tuleb nagu hilisemas eas, et algus alustad nagu pehmemate maitsetega ja siljem hakkad seda vürtsi ka nagu hindama. Nii on. Aasia maitsed siis, eks ju? Aasia maitsed, jah. Mul on ka natuke Aasiat, siis mõtlesin meie sõbra koriandri on ju. Osade lemmik, osade mitte. Aga segan siis selle salati põhja alati läbi. Ma meeldib see läbi segada enne, kui ma on kastme lisanud. Ja siis läheb alles kaste, sest kaste tema kohe seda salati volüümi nagu kohati alla. Salat ja siis siia me soola pannud kastmesse, natukene ka soola. Ja siis läheb lihtsalt vinegrit peale. Teeme väikse sükse sirtsu-sortsu ümber, mahnakust, magusapu, võtsikas, kõik süksed. Ja siis lihtsalt kergelt uuesti läbi, mitte liigselt kokku pressida. Ja siis süke. Nii, Silver tuleb mõtta. Lõiki lauas, teist poolt. Ma panen selle siia. Lõikan, hakin natukene siia. Luuüdile ka, ürtisid peale. Ja küüslauku kindlasti. Granaatõunu veel natukene siit. Punased noorid meie see vaagen näeb juba täitsa uhke välja, hakkab ilmet võtma. Nii. Kas sa ise oled, ütleme, selline suur korilane ka, kas sa käid ise oma saagil järgis? Ma mõtlen siis metsas või põllul või siis turul? Meeldib küll see osa tööst. Meil restoran on päris suur, nii et sa ise ei jõua küll nagu täis korjata kõike. No nii. Et mingi karulaukapparid, neid ma jõudsin see aasta ise korjata. Aga üldjuhul ma meeldib ikkagi tirida veel teisi kokasi ka töö juures kaasa. Okei, see on lahe selline sotsiaalne ajaveetmine koos väljaspool tööd. Ja sa õpid seda, ütleme nii, et seda tooranet nagu austama ka teistmoodi. Et sa hindad seda, kui sa ise korjanud, ise selle sisse teinud, siis on teise nagu väärtusega. Et jah, see osa mulle väga meeldib, sest see on koht, kus ma laen oma lakusi ka. Just. Välja selle linnalärmist ja sellest muust eemal. Et väga meeldib see osa. See nagu annab inspiratsiooni teinekord, et näeb mingit pilti või asja, siis üritad seda pärast fabrikul kuidagi järgi teha või tunneb mingit lõhna, siis tuleb kohe mingi emotsioon. Kevadega on kohe
Siuke suitsulõhn, esimesed grillid on kuskil käivad, et siis kohe hakkab mõtlema, et tahaks ka grilli. Aga vaata, Eegiga on see teema, et sa ei pea kevadet ootama, sa saad terve aasta läbi grillida taga. Sul oli väga huvitav seen oli see aasta menüüs. Oli ta väävel, torbik või? Kas ma mäletan õieti või? Torik või? Torik oli, jah. Torik oli ta, jah. Väävel torik, jah. Oli, jah. Vist täpselt mäleta ka, sest mitu nime oli seal. Väävel torik. Jah, chicken of the foods oli inglise keeles. Ta kasvab nende tamme tüvede peal, jah. Kevadel me panime ta menüüsse ja korjasime teda nagu hunniku. Et kana maitseline seen. Selles mõttes, et mulle meeldis see seen ka sellepärast, et seda ei saa millegiga väga segamini ajada, sest ta kasvab kevadest sügiseni ja ainult vanadel tammedel. Et kui see pole tammepuu ja siis pead seda noppima, siis ei ole kindlasti see seen. Aga ka hästi kipti ja noored viljakehad söödavad, vanana on ikka nagu sööks puitu. Selge. Aga hiljem tekkis, vanadega tekkis see mõte, et oleks võinud carpacciot proovida teha. Täitsa toorelt kohe, jah. Et küpsetada ära kas või siis maha jätud ja siis proovida viilutada. Kuna ta nagu suuremana on, vaata sitkem süüa, aga õuks viiluda oleks äkki olnud hea. Ja see jäigi mõtteks. Et sinna me jõudnud. Okei. Ma siin kiirelt räägin veel ära, selle ka metskitsele, siis ma rääkisime teen panni saat, et siin on siis need porrud. Võtsin sinu selle hea maailm panni, praen need ära ja siis läheb. See marineeritud kukeseen, kõigil peaks seda kapis vist olema või sahvris. Jah, salati nimi ongi sahvri gurmee. Vaata, mis on sahvris ja siis pane pannile. Ja siis õunamaht alla keidetud. Mis jumala hea kasteline mõnest. On ju, eks. Sea kõhule, mingitele rõpskitele, magusapu lihtsalt. Kõik asjad on olemas. Kõik asjad on olemas. Et selline magusapu efekt ja siis tuleb siit. Hakkab aurutama, keeb alla. Sibul laseb ka natukene vett välja. Et mitte mingil juhul lisada siia vett juurde, aga midagi taolest, et lasta selle õunamahla veel nagu muhtub glasuurisemaks. Kui suur? Vabandust, segasin vahele. Tahtsid sa midagi lisada veel? Ei, see oli kõik. Ma tahtsin korra küsida, kui suur grillija sa ise muidu oled? Kas sa grillid hea meelega või? Hea meelega, jah. Kui mehelik tegevus, ma ei tea, et issi läheb grilli juurde ja hakkab toimetama vaata. Siis saadab kuidagi oma aja ja siis kuidagi tulega mässamine, sütega mässamine, see õige temperatuuri ja selle kraadi otsimine, et see on kõik minu siuke nagu äge protsess. See nagu teeb selle laade elavaks, sest see ongi, siin vaata ka, meil on ju käed tööd täis ja lahe midagi teha. Ja eriti kui see lõpptulemus on nagu veel mahlane ja suitsune ja need juba ootan seda lõpptulemust, mis meil siin. Mulle nagu Eegi puhul meeldibki see, et läheb nii mahaseks need asjad. Et seda varem oli siuke avatud grill meil seal maal, tegime ikka puidust tegime sööd valmis, siis seal grillis me kuivatas ära juba. Ja siis esimest korda selle Eegiga tegime, siis naine ütles ka, et see on nii mahlane. Tal on jah see eelis, et ta salvestab seda niiskust ka. Ja siis kui ta kumeneb, siis ta annab seda niiskust välja seal mõnus. Nii, ja nii. Ma võtsin natuke siukest ehkkapsa. Mikrogressi aeg on praegu natuke läbi, aga et siis teeb täpselt see till, frititud till, jumala hea, siukse pähklise maitsena, et läheb see metskitse kästi. Meil on vaagrale ka natuke punki juurde. Ja nagu ennem lubatud, siis see musta küüslagu sinep. Et siin sees on siis ka ise tehtud, poest seda ei saa. Siin on siis teraline sinep, must küüslauk ja siis 4 asja veel. Kõik ei saa ära anda. Panen selle siia vahele. Aga ta on üsna lähedal selle hoissing tasmele. Aasia köögis, et see must küüslauk annab siukest kihvti nagu maitse nuanssi. Panen siia veel mõned küüsluk kuskile. Pane jah. Vahele. Ma arvan, et seda ei ole liiga palju seal. Nii. Võtame laua natuke puhtamaks, me saame näidata seda meie uhket serveeringut ka siin. Kas teil on Ore restoranis siis praegus mingid uued tuuled või uued suunad või midagi sellist, olete ka nagu mõelnud, mis te tahaksite teha või on sul midagi hingel, mida sa tahaksid proovida järgi, mida sa ei ole eelnevalt? Hea küsimus, mille ma otsin ise ka praegu vastust, et otseselt praegu veel ei ole midagi kindlalt. Vaata, mis see riik teeb ja kauaks see
piirangud on ja edasi, et ikkagi alla ei anna, tuleme ikkagi kevadel ilusti tagasi ja teeme oma asja veel paremini kui kunagi varem. Et lihtsalt see periood on vaja üle elada. Ja ma ise arvan, et selle perioodi peale kunagi vaatame, et oli mingi asi et aga elasime ära. Ja ma natuke vahepeal on võib-olla sellised raskused tead ka, et siis leiad uusi väärtusi ja saad rohkem enda sisse vaadata ja mõelda, mis on tegelikult sinu jaoks oluline ka, et siuke majandusbuumi all kipuvad igasugused massöörid ja asjad andma välja mingi kuradi majandusnõuande õpikuid ja muid asju, siis saad aru, et midagi on lappes vahepeal. Et see toob kõik maa peale uuesti. Väike restaurant kõigi jaoks, aga kahju, et see niimoodi restoran ruunab. Et see hospitalitist tunned ikka puudust, et see rõõmude andmine ja jagamine, et see on see, miks me seda teeme, et miks me seda vaeva näeme, miks me ennast kapsaks töötame. Meeldib, see lihtsalt meeldib nii väga. Kuule, aga mulle tundub, et meie see vaage näeb päris uhke välja. Tahaks juba ligida lähedamalt seda vaadata. Küll, jah. Minust väga lahe. Mis siin veel võib soovida vist meie laivi vaatajatele ka veel headut aastat, jätkuvat uut aastat. Nagu mulle eile ütles Britt Roosen, üks Postimehe ajakirjanik, ütles, et ma ei soovi sulle ägedat uut aastat, ma soovin sulle normaalselt sellist vana, nagu ennem need uued aastad, ma soovin sulle sellist aastat, see kõlas minust nii hästi. Praegust sa ei tahagi, et see aasta tuleb, ma ei tea, mingi ulme, et tahakski, et ta tulekski selline nagu vanasti oli, et aasta tagasi siis. Aga jah, head katsetamist kodus ja nagu näete, väga kiiresti valmisid road. Väga kiiresti, isegi arvas, meil on natuke kauem aega, aga jõudsime. Ei, lahe. Jah, usaldage rupskeid ja selles mõttes, et see on nagu, kes ei ole proovinud, siis proovige, seal ei ole mitte midagi keerulist. Meil ju valmisid need asjad paari minutiga puhastamine polnud ka nii keeruline. Minu meelest isegi veise mingi lõigu puhastamine võtab kauem aega. See rupske ette valmistamine. Või siis sa pead hakkama hautama ja edasi. Need olid ju täna praegu kõik ju sütt ühelt poolt, teiselt poolt ja need kraadides kinni pidades. Ja uskuge mind, need maitsed on siin hulka intensiivsemad kui selles veise sisefilees. Nõus. Et jah, meie poolt ilusat katsetamist teile ja kõik ilusat. Näeme jälle. Jah, näeme jälle. Kohtumiseni.